Tere! Minu nimi on Mati Sepp ja mul on 13 aasta pikkune töökogemus Eestimaa metsadega. Ma kinnitan teile, Eestisse ei tohi teha selluloositehast. See lõpeb katastroofiga. See võib isegi lõppeda sellega, et me võime oma iseseisvusest ilma jääda. Punkt 1. Haisureostus. Soome näitena põhjal võin teile kinnitada, et haisureostus saab olema 50 kilomeetri raadiuses. Selle alla jääb Tartu linn, Jõgevamaa linn, Kallaste, Mustvee, tõenäoliselt ka Põltsamaa, lugematul harvul asulaid ja külasid. Lugupeetud rahvas, ma küsin teie käest otse, kas te olete nõus elama kassikuse haisu sees? Kui ei, palun tulge 19. juuni Tabiverre kell 19.00. Teine põhjus on Emajõgi ja Peipsi vesikond. Uurimistööd on küll tegemata, aga teada on see, et tehas hakkab halvendama Emajõe ja Peipsi vesikonna vett. Iga aasta hakkab sinna voolama tonnides raskemetalle, fosforit ja muid erinevaid kemikaale. Tehase uurimistööde ainueesmärk on teha kindlaks, kas need raskemetallide hulgad jäävad seaduse piiresse. Kas reostamine jääb seaduse piiresse? Fakt on see, et vesi halveneb. Suure tõenäosusega hakkab ka vesi haisema. Nii on kinnitanud veeteadlased. Lisaks, kui me keerame Peipsi elustikud tuksi, juhtub üks väga tõsine õnnetus või terroriakt tehases ja selle tagajärjel voolab Emajõkke lugematul tonnides kemikaale, mis hävitavad Emajõe, seejärel ka Peipsi, siis mis saab Eesti riigist? Kas Venemaa annab meile selle lihtsalt andeks, kui me nende poole ka ära hävitame? Neile kuulub teatavasti üle poole Peipsi järvest. Kaapo on kinnitanud, tehas on julgeoleku oht. Kolmas põhjus on Eestimaa metsad. Tartumaa inimesed on looduslähedased inimesed, harjunud käima seenel, matkamas, matkarajadadel. Tulevikus ma võin teile kinnitada, et need raiutakse lihtsalt maha. Suurimad lageraied võivad olla kuni 100 hektarit. Ja teil tekib küsimus, et kuidas võib olla võimalik, et tehakse 100 hektari suurune lageraie. Süsteem on väga lihtne. Istutatakse 50 centimeetrine taim ja selle hektari tihedus peab olema 1500 ja siis sa võid kohe teha uue lageraie kõrvale. Ja sedasi on võimalik tekitada kuni 100-200 suuru hektarisi lageraieid väga lühikese ajaga. Põhimõtteliselt on võimalik raiuda kõik lagedaks, mis vähegi kannatab maha raiuda. Ja kui on toorainet, kuhu seda panna ja tselluloositehas loob esmakordselt pretsedenditu olukorra Lõuna-Eestis, kus on tooraine võimalus, just väheväärtusliku tooraine võimalus saata ühte kohta. See tähendab reaalselt seda, et te jääte oma metsadest ilma. Lugupeetud tartlased, jõgevalased, Kallaste, Mustvee, Põltsamaa, kõik raiutakse maha. See on fakt. Ja sellega ei anna enam midagi siis teha, kui tehas on juba püsti löödud. Me peame sekkuma kohe, praegu ja nüüd. Mul on 13 aastat metsanduslikku kogemust ja ma kinnitan teile, kui tehas nüüd tehakse, siis enam ei ole mitte midagi teha. 19. juuni kell 19.00 soovitavalt palun olge varem kohal, on võimalus midagi veel ära teha. Aga kui te magate selle võimaluse maha, siis 20. juuni pole enam mitte midagi võimalik ette võtta, sest 19. juuni Tabivere vajab abi, Eestimaa rahvas vajab abi, me peame mõtlema oma laste tuleviku peale. Ma olen metsamees, mul on 2 poega ja sellepärast ma võitlen väga tõsiselt tselluloositehase vastu. Aitäh!